Tšau! Mõnusat esmaspäeva. Olen täna tulnud metsa ja tänane peamine teema, mis ma tahangi edasi anda, on see, et liikumine on lihtsalt nagu kõige alus. Liikumine on nii oluline. Et ma alustaksingi sellest, et me olemegi loodud liikuma. Me oleme inimestena loodud liikuma ja mets on nagu parim koht, kus lihtsalt tulla, kuulata seda vaikust, avastada erinevaid loomi. Ma just nägin ühtseid kitsusi siin. Ja et liikumine on kõige alus, mis minu jaoks oli mega huvitav minu füsioteraapia õpingutel, oligi see, et kui me vaatasime inimesi, kes olid depressioonis ja tegime siis uurimustööd, nii et otsisime teadusartikleid selle kohta, et kuidas on kõige paremad viisid siis depressioonist välja tulemiseks, siis minu jaoks üks kõige huvitavam, mida ka meil õppejõud esitles, oli see uuring, kus siis toodi välja, et antidepressantide ja liikumise mõju oli raskes depressioonis olnud inimestel, nendel mõlema tulemus oli sama. Ehk siis ma lingin selle artikli siia alla ka, saate ise ka lugeda. Ja see oli toodud välja lisaks ka see, et siis placebost olid mõlemal juhul need tulemused paremad, et võrreldi ka placeboga, aga oli näha, et ka placebol või sellel nii-öelda inimeste suhtumisel sellesse, et mida nad arvasid, mida nendega hakatakse tegema, oli ka mõju. Et jah. Vot. Ühesõnaga, kui depressiooni ravim on liikumine, et jah, et selles suhtes, et depressioon tundub nagu nii sügav koht juba, kuhu sa lõpuks võid jõuda, aga põhimõtteliselt liikumisega sa saadki selle nagu ära hoida. Et ja tahtsin siinkohal välja tuua ka WHO ehk siis Maailma Terviseorganisatsiooni soovitused. Et kui mõtled, et ma ju natuke liigun või paljud jälgivad on ju neid samme endal ka, aga et seal on nagu erinevad liikumised on, mis on nagu olulised, et WHO soovitusel siis nädalas teha kas 150 kuni 300 minutit sellist mõõdukat aktiivsust või 75 kuni 150 minutit tugevat intensiivsust, nagu treeningut siis. Et ma ei tea, ma võib-olla mõtleks seda nii, et kas teha nii-öelda rahulikumat trenni 3-4 korda nädalas või teha tugevama intensiivsusega vähemalt 2 korda. Ja lisaks oli toodud hästi oluline on tegelikult ka üldine lihasgruppidele jõutreening vähemalt 2 korda nädalas. Et seal siis lihtsalt üldiselt teha lihasgrupid kõik läbi. Ja et ühesõnaga jälgi, palju sa teed trenni, jälgi, kuidas see mõjutab sinu enda enesetunnet, nii füüsilist kui ka vaimset. Ja et kui on see päev, kui saad natuke rahulikumalt liikuda, siis tulegi metsa, lihtsalt nii mõnus on. Jah, vot. Aga siit siis minu poolt kõik ja liigu sajaga. Ja ikkagi siis like'i ja subscribe'i ja näeme jälle järgmine esmaspäev. Tšau!